Tere esmaspäeva! Oleme liiste valimas püübmakkeris. Valik on meil selline. Paneme ühte põrandat jälle, kolmandat. Siin on need erinevad puuringulauad, nagu näete. Ehk siis puuringlaud, põselauad. Neid on selliseid väga palju erinevaid mõõte, laiusi. Ja siis me praegust otsisime selliseid sobivaid liiste. Seal on üks vana põrand, mitu kihti erinevaid seinaplaate ja siis tuleb leida sobivad liistud põrandale. Võt nii. Teisipäeva hommik. Ees ootab meid siis uus väljakutse. Üks päris suur köök. Kappe on väga palju, aga köögi lagi on väga-väga madal. Nii et siin tuleb välja mõelda siis, kuidas seda asja teha. Plaan on siis selline, lõpuks milline see välja peab nägema, see on hästi suur köök, hästi madala laega. Vaikselt siin pusime kappe kokku ja nuputame, mida kõike põnevat siia on planeeritud. Saime juba teada ühe vea, et me tuleb nõudepesumasinale leida uus asukoht, sest kuna siin on ära unustatud, et äravool ja veetorud jäävad täpselt nõudepesumasina kohale. Aga kui te planeerite nõudepesumasinat, siis nõudepesumasin läheb alati vastu seina ja ega seal jalgade vahel ka väga palju ruumi ei ole, nii et palun ärge pange enda äravoole ja torusid nõudepesumasina taha. Tekib kohe probleem. Et nüüd me peame... Ja sinna tuleb mullivann. Et nüüd me peame lihtsalt leidma plaani pealt talle sobiva uue koha. Seal on kohe 12 läbi juba. Ja mul pole jõudnudki kaamerat kätte võtma. Me tegeleme selle köögiga siin. Siia tulevad mingid imelikud uksed ja lahendused. Ja siia nüüd on siis töö tasapinnaks valitud ka see. See on see kompakt mingi mõttetu asi. Ta peaks nagu olema... Ta peaks olema nagu vale kivi, on ja. Aga noh, ma ei tea. Siin on 100 juhist. Kui seda lõigata, siis peab olema just poest ostetud väga terav ketas, siis võtab nagu võid. Muidu ta hakkab kohe jälle kakkuma. Aga siin me niimoodi toimetame, jah. Ja siis varsti lähme põrandat panema. Kell on 6. Kolmapäeva õhtu ja millega tegeleb Kadri. Kadri tegeleb põranda panemisega. See on ikka nii, et kui tööd on, siis tööd on kuhjaga. Ja kui meil tööd ei ole, siis meil ei ole teda üldse. Praegust kuidagi kuhjub ja praegu vist ma pean ritta panema, saab kuni novembrini seda tööd juhitud. Vist kui midagi ära ei kuku jälle. Täna on siis neljapäeva hommik. Tegeleme jälle see köögiga. Hakkan nüüd järjest siia sisusi sisse kruvima. Siia tuleb selline huvitav pocket kapp. Uksed saad siia sisse siis lükata. Ja nii edasi. Võt. Aga jah. Tegemist on siin palju. Siin on see õhuke nüüd see kompakt töötasapind, mida pidime ka lühemaks lõikama. Alati, kui te tellite töötasapinda, siis võtke mõõta erinevatest kohtadest. Kõige suuremad probleemid, mis tekivad, on need kohad, et nurgad pahteldatakse tihti nagu sissepoole. Ja siit ma ei tea ka, kus see mõõt oli võetud, aga me pidime sentimeeter sealt maha lõikama. Siin õnneks on hea, eks ju, sa saad sealt lõpust maha lõigada, aga kui teil on U-kujuline töötasapend, siis on selle plaadi nagu lõikamine veel problemaatilisem, sest see ühenduskoht tehakse niisuguse spetsiaalse kaarega ja siis ma pean alati siis mõlemalt poolt äärest näpistama, et ta jääks ilusam. Ja teine asi, töötasapind, tellige ka alati 5 millimeetrit väiksem, ehk siis 2 millimeetrit igast küljest väiksem, et sa saaksid ta siia
kööki vahele panna. Noh, mis tekivad alati ka on probleemid, et kui nurk ei ole nüüd 90 kraadi, siis on mul ka olnud selline olukord, kus seal on nullis ja siia paned siis umbes siia teise poole otsa, paned siis sõrmed vahele. Ilusalt silikoneerida on võimalik kuni pool sentimeetrit, peale seda hakkab juba asi inetuks minema. Siis ma soovitan panna siis peale mingi liistu või mingi muu lahenduse leida sinna. Aga sellised probleemid tekivad töötasapinnaga. Kui ei ole nurgad 90 kraadi ja kui nurgad on ära pahteldatud, siis nad pahteldatakse ka tavaliselt natukene sissepoole, et kui sa nurkadest eemale võtad, siis mõõdu siis on see penkeplaat liiga suur. Ja sellise pika penkeplaadi saagimine sellest materjalist ei ole lihtne, nii et parem ärge riskige. Siin siis tuli ka plaani muudatus, ma pidin ära vahetama selle ja selle asukoht, seal pidi olema nõudepesumasin, aga nõudepesumasin läheb alati vastu seina, see tähendab seda, et seal mingit torusi taga ei tohi olla ja avlöpet ehk siis äravoolu toru ka ei soovita panna nõudepesumasina alla, sest nõudepesumasin on alati üks jalg seal taga keskel ja täna see äravoolu toru sattus täpselt sinna jala koha peale, nii et ma ei oleks seda nõudepesumasina mitte kuidagi saanud sinna siis paigaldada. Ja ma pidin valima siis mõne teise 60 kapi vahe ja see siis sobis kõige paremini, et see jääb siis kraanikausile kõige lähemale. Et saida siis sinna pandud. Sinna vahele tuleb ka üks kapp veel 20, aga selle panen ma kõige viimasena, siis kui ma olen selle töötasapinna omavahel ära ühendanud. Aga nüüd ma hakkan siit siis järjest sisusi paigaldama. Kui tuleb veel huvitavaid mõtteid, siis ma jagan teiega neid. Aga niimoodi ta käib. Tulime siis jälle põrandad vahetama. Ainuke probleem on see, et see sein on ehitatud põranda peale. 5 minutit ja jälle üks multikuterit ära läinud. Õudne. Ma ei jõua neid siia lihtsalt osta. Kui aga läheb neid. Kas see ükskord jõudus ka läbi saab? Ma ei tea. Laupäeva õhtu kell 3. Ja arvake, kes on tööl. Lõpuks ometi saime me kõik jälle lamimaadi maha. Nüüd peame siis natukene liistudega tegelema. Osad liistud tuleb madalamaks veel lasta, kuna väga paljudes kohtades on juhtmed seina ääres. Aga nii on. Töö tahab tegemist. Esmaspäeval õhtul tahab juba üüriline tulla korterisse. Vot. Nii, täna on siis pühapäev kell 4. Ma olen siis alates kella 12 tööobjektil, sest tahtsime täna ära liistutada, aga kahjuks jäid mõned liistud puudu. Aga peaaegu valmis. Siin 2 toas on natuke liiste puudu. Aga sai valmis see põrand lõpuks. Just lõpetasin natukesega koristamise, et seda tolmu oli siin ikka tohutut. Muidugi uus põrand on nüüd natuke madalam ja kui tahaks filigraanset tulemust, siis tuleks ka uksed liistud ära vahetada, aga ma ei usu, et omanik väga sellest huvitatud on. Aga nii ta on. Tänaseks olen ma siis ametlikult 2 nädalat järjest tööl käinud. Ja järgmine ajal läheb tõenäoliselt otsa ka. Et jah, see tuba on siin täitsa sassis, et siin ei ole liiste. Kõige tovedam see, me peame veel kodus need liistud kõik madalamaks ka saagima, sest et pistikupesad on ju siin, muidu neid ei pane. Aga noh, nüüd ma lähen siis koju. Aga ma loodan, et teil oli vähemalt ilus pühapäev.